Robin-Erik Parts, Johannes Seemann ja Siim Troost on 3 Audentese spordikooli abiturienti, kes asuvad järgmisest õppeaastast studeerima erinevates USA ülikoolides ning mõistagi üritavad õpingute kõrval uuele tasemele tõusta ka tennisemängus. Mina lähen Wisconsin-Madisoni ülikooli ja valisin selle sellepärast, et seal on tennisetase väga kõrge ja ka õppimise tase kõrge. See põhimõtteliselt oli see, miks ma lähen sinna. Johannes? Mina lähen siis Fresno State University'sse ja valisin siis sellepärast, et tundus kõikidest pakututest ülikoolidest kõige vingem ja tennis on seal hea, kliima on hea muidugi ja loodetavasti tuleb lahe aeg. Ja. Mina lähen Minnesota ülikooli Minnesota osariigis Minneapolise linnas. Väga suur siis tegu, miks ma sinna lähen, treeneriga juba ma arvan 2,5 aastat oleme juba kontaktis olnud ja juba väga lähedasteks saanud, nii et see oli üks väga suur osa sellest, miks ma sinna lähen ja muidugi suur ülikool, hea tennisetase ja õppimise tase. Millised on USA's tennisistide tingimused ning mida ülikooli tennis endast üldse kujutab, kuuleme kohe Johannese ja Robin-Eeriku kaudu lähemalt. Seal on väga head ja meil kõigil on suured ülikoolid, seega on väga tore ja loodetavasti saab olema siis väga tore aeg, et minu tiim on muidugi, kui ma käisin seal, siis ma nägin, et kõik poisid on väga ühe mõtte peale, et nad tahavad siis jõuda sinna oma konverentsi tippu ja nüüd just üleeile nad võitsid oma konverentsi ära ja nüüd täna siis mängivad nad Stanfordi vastu ja ma vaatasin üleüldiselt see tiimi vibe seal või siis tiimi elu on väga vinge, et see on täitsa teistsugune nagu siin Eestis, et väljakul kõik pumpavad üksteist ja siis toetavad ja see on nagu suur pluss, miks USA tennis on siis, või siis ülikooli tennis on teistsugune kui tavaline tennis siis. Põhimõtteliselt käib 4 võiduni, on 6 üksikmängu, 3 paari, 3 paarist siis peab 2 paari võitma, et saada 1 punkti ja kes saab enne 4 võitu kätte, see on siis omavahelis mängus võitnud. Tuleme nüüd tõsistelt teemadelt lõbusama tegevuse juurde. Siim, Johannes ja Robin-Erik on omavahel treeningkaaslased ning et harjutuskordi veidi meeleolukamaks muuta, teevad nad aeg-ajalt näiteks selliseid tükke. Ma ei oskagi öelda, kus see alguse sai, see lihtsalt üks päev tuli mõttesse, et proovime ja siis kuidagi tuli hästi lihtsalt ja sellepärast sealt selle niimoodi keris, et tegime esimese trikivideo ja siis kohe läks sealt jalge vahelt läbi ja siis oli nagu hästi hea feeling. Väga paljud mõtlevad, et see on mitmenda korraga tuleb, aga tegelikult meil on hästi tubli servija, Robin Parts, kes siis tavaliselt esimese korraga teeb ikkagi ära. Ma olen tavaliselt 2 korda saanud ikka kuhugi mujale ka, aga üleüldiselt läheb see ikkagi suhteliselt kiirelt aga eks ta riskibusiness ole, et ma ei tea. Kirjeldage võib-olla paari sõna kõige hullemat trikki, mis teil ka videos on välja tulnud. No mina ütleks see, kus Alexander Mändmaa hoidis Johannes Seemann niimoodi jalgadest ja siis Johannesel oli põhimõtteliselt võimalus vastu pead saada palliga, aga läks kuidagi sealt läbi see pall. Kust te inspiratsiooni saate? Vaatate või mingid teisi trikkivideosid ja püüate järgi teha või täitsa oma ideed? Ole isegi näinud sellised kuskil. No tavaliselt on niimoodi, et see trikivideo, siis meil teeme iga hommik seda, et kui meil on trenn, aga see võtab umbes meil 5 minutit trenni lõpust. Et see ei ole nüüd niimoodi, et me hakkame seda, võtame tund aega ja teeme need trikivideod. See on lihtsalt, et see ei olegi nagu suur eesmärk meil midagi teha, aga lihtsalt see on nagu fun ja lõpuks keegi, kes siis Robin või treener meil väga, Andrei Luškin, meie treener, pakub midagi välja ja siis me katsetame seda, et kas see tuleb välja või mitte ja lõpuks tihtipeale on tulnud välja veel. See on pigem treeni lõpus 5 minutit, kui tuleb paari korraga, kui tuleb ja kui tule, siis lähme kooli, midagi ei ole teha, järgmine päev tuleb mõist. See trikitamine teil võistlusmängus ka kuidagi kasuks tuleb või avaldub, et saate siin Roger Federerit jalge vahelt selja tagant kasutada ka? No, mina arvan, et kõik oleneb ikkagi seisust, et kui sa oled ees suurelt või oled taga suurelt, siis võid teha seda, et nagu
kui on niisugune otsustav set 5-5, siis päris jalge vahelt ei hakka kuskilt suvakohast lööma, et jah, pigem seisust olema. Jah, muidugi, aga pigem on see adrenaliinilaks, mis ma seal, või noh, Robin on muidugi ka mingil määral adrenaliinilaks, aga mul on see, et kui ma ikka pihta saan, siis see on mingil määral mingi turgutuse ja kui ikka läbi läheb, siis on ka head feelingid. Aga jah, temal on suur vastutus. Nagu juba aru saite, siis trikivideote peamise servijana astub üles Robin-Erik Parts. Kuid hea pallinguga paistavad silma kõik 3 meest. Servikiirused nii videotes kui ka poistel võistlusmängudes küündivad tihti üle 200 km/h. Lõpetuseks laseme meestel ka matšpalli kaamera ees mõnda trikki proovida. No teeme kõinaku siis. Vaatame, mis tuleb. Võrku äksi. No davai.